Austatud kolleegid, need, kes austasid oma juuresolekut mind siin saalis ja need, kes vaatavad ekraanilt, me jätkame vestlusi tsivilisatsiooni teemadel ja möödunud kord me rääkisime sõdadest. Ja üks näide meil oli see genotsiid, mida maoorid korraldasid mariooridele. Ja tuletan mõned sõlmpunktid meelde. Maoorid ja marioorid tulid, sisuliselt marioorid olid kaasajal, elasid koos maooridki, aga nad eraldusid. Maoorid elasid Uuel-Meremaal ja pidevalt sõdisid. Erinevad hõimud, erinevad klannid omavahel, see konstant sõda. Marioorid elasid saarel ja neil tekkis sõda, aga siis nad otsustasid, et rohkem kunagi ei sõdi. Ja tekkis täiesti patsifistlik ühiskond. Selle tulemusena oli see, et maoorid arenesid, aga marioorid tardusid oma arengus. Ja siis oli selline episood, me rääkisime sellest, nagu muškettide sõjad. Maoorid vahetasid valgetel kolonistidel. Tuli relvad ja siis otse kohe hakkasid omavahel sõdima. Selle tagajärjed olid see, et mõned, kaks maoori hõimu jäid ilma maata. Ja siis nad inglaste laevaga, mida nad siis rentisid, sõitsid sinna Mariori saarele ja pärast mõne aastakümnete sõda nad sisuliselt hävitasid mariorisid. See mariorid ei pannud vastu. Õigemini nad alguses püüdsid jätkata oma rahumeelse poliitika, kutsusid maoorisid läbirääkimisele. Maoorid esitasid neile Putini stiilis ettepanekud, et me ei hakka teiega sõdima juhul, kui kõik maa on meie ja te olete meie orjad. Seda pakkumist marioorid vastu ei võtnud ja siis maoori hakkas neid hävitama. Siis oli teine marioride konsiil, nad jällegi otsustasid, et teeme läbirääkimisi. Ehkki seal noored marioorid arvasid alguses, et meid on ju rohkem, tapame need ära. Et ei, see patsifistlik ideoloogia ei lubanud seda teha. Lõpuks, kui maoorisid olid juba ülekaalus, marioorid astusid vastupannu, isegi hankisid mõned tulirelvad, aga see oli lootusetu võitlus juba. Nii, siin on mõned moraalid. Kas sõda on hea või halb? No muidugi halb. Kas kellelegi halb? No ütleme nendele, kes kannatavad. Aga kas sõda on hea või halb kultuurile? See on teine küsimus, sest et igatahes jällegi, mida me võtame? Kultuuri säilitamiseks sõjad on halvad. Kultuuri arengu jaoks sõjad võivad olla, ütleme, soodsad. Seda me nägime maooride puhul. Ja siin veel üks oluline aspekt. Kolonialism, sellest me ka rääkisime. Maooridel olid tulirelvad ja nad olid inglastega praktiliselt võrdsed. Ja sellepärast inglased ei saanud neid koloniseerida nagu ülejäänud Briti impeeriumi. Maooridel oli Uuel-Meremaal unikaalne staatus, nad olid kolonistidega. Kolonistide suhtes, muidugi nad allusid neile, aga neil oli unikaalsed õigused, mida ühegil teisel koloniseeritud rahval ei olnud. Sellepärast, et nad võitlesid. No ütleme, seal Zulud ka võitlesid väga vapralt, me teame, see on Zulu sõda. Aga Zuludel ei olnud tulirelvi, aga maooridel olid. Nii. See on selline lühikokkuvõte möödunud loengust. Jared Diamond kirjutas oma, ütleme, ülipopulaarses, väga menuka
raamatu, tal on sellele mitu järge ja ta esitab küsimust, miks mõned tsivilisatsioonid arenevad, aga mõned ei arene. Ja siin on need 3 põhjust, miks arenevad. Relvad, mikroobid ja teras. Peab ütlema, et see Jared Diamond on väga vasakpoolne mõtleja ja tema viimases, mis mina lugesin, ta on üldse igasuguse progressi vastane, et inimesed ei kust tulid kõik pahed siin maa peal. Maa harimiselt. Me peaksime kõik jääma korilaste küttide tasemele. Ütleme, mariooride tasemele. Ja siis ei oleks mingit pahandust. Mis on pahandused? On kiri, arhitektuur, irrigatsioon, kõik need pahad. Aga see on tema viimases raamatus. Aga siin ta räägib tsivilisatsiooni eelistest. Sõjad arendavad kultuure. Mis asi on sõda? See on kultuuride vaheline kontakt. Ja iga kontakt arendab kultuur. See on kaart tema raamatust. Näitab, miks Euraasia rahvad on palju arenevad kui Ameerika ja Aafrika. Rohkem kontaktivõimalusi. Ja siin veel, siin vahepeal Sahara läbimatus, siin on see Panama. Nii, see on üks asi. Kontaktid. Sõjalised ja kaubanduslikud. Kaubanduslikudest räägime hiljem. Sõjalised. Siis veel surmavad infektsioonid. Tekitavad immuunsust. Kui valged tulid alguses Põhja-Ameerikasse, ütleme alguses siia nendele saartele Kariibia meeres, Põhja-Ameerikas, siis Lõuna-Ameerikas, nad tõid endaga kaasa mitte üksnes tulirelvad, aga surmavad haigused. Nagu näiteks rõuged. Aga ka tavaline gripp tappis tohutult. Nii, ja sest et neil rahvastel siin ei olnud mingit immuunsust nende haiguste vastu. Haigused on nagu sõjad, eriti need laastuvad epideemiad. Ja, tapavad tohutut inimesi, aga tekitavad tugevamaid organisme evolutsioonilises protsessis. No vot, niisiis selline ambivalentne asi. Kas epideemiad on head? Muidugi halvad. Kas sõjad on head? Muidugi halvad. Kas epideemiad ja sõjad on progressi eeltingimused? Jah, ütleb ta. No, ma ütlesin, ta on selline vasakpoolne mõtleja isegi väga ja ta võitleb siin rassismi vastu. Sest et miks tema, me räägime järgmine kord natuke Mikroneesiast ja täna natuke ka, aga teises kontekstis. Seal ta rääkis ühe pärismaalasega siin, kes oli saanud Inglismaa haridust, et vot ja see küsis, et miks meie oleme nii maha jäänud, aga seal inglased on nii. No, üks vastus oli see, sellepärast, et meie teeme lennukeid metallis, alümiiniumist ja edasi, aga te teete lennuki imitatsioonidest, okstest ja sõnnikust. Ja sellepärast meie lennukid lendavad, aga teie omad ei lenda. Ehkki näevad üsna sarnaselt välja. Sellest kargokultusest ma räägin järgmine kord. No, niisiis, mida ütleb Diamond? Et need inimesed siin ei ole suugi rumalamad. Selline kolonialistlik, rassistlik, et me oleme targemad, sellepärast me oleme edukamad. Ei ole, nad on sama targad.
aga neil ei olnud püsse, neil ei olnud epideemiat, neil ei olnud seda terast. No, see on väga natuke karikatuurselt, aga nii. See on selline eessõna. Möödunud kord me rääkisime sõjast ja rahust, ma tahan nüüd rääkida sõjast ja rahast. Õigemini rohkem ma räägin täna rahast nimelt. Raha on nüüdisaegses kultuurides kõige ihaldatum ja kõige vihatum asi. Kuid vaata kas või seal mingisugust kommentaar sotsiaalmeedias ja seal väga tihti on see, et milleks seda raha vaja, elame lihtsalt, nagu õilsalt ja nii edasi. Ja muide, ma olen vana inimene elanud 2 erinevas tsivilisatsioonis ja ma mäletan oma lapsepõlves seal poisid, meie hoovipoisid ja naaberpoisi hoovipoisid nagu arutasid, kelleks nad tahavad saada. No väga populaarne oli kosmonaudiks. Siis erinevaid sellist aatelisi, mina tahtsin arstiks näiteks, jah. Aga kõige lollim poiss, nagu siin Ila seal jooksis mööda lõigud, aga mina tahan miljonäriks saada. Täielik idioot, jah? No, see oli nõukogude selline aateline jutumärkides ühiskond. Ja kui nüüd mingisugune väike poiss tahab saada miljonäriks, siis me pigem oleme tema üle uhked, et vaat, juba tabab matsu. Ja veel suhtumine rahasse endas. Mitte keegi meil ei kogunud raha. Aga kui kogusid, siis mitte raha pärast, aga mingisugune jalgratast osta. See oli väga, väärtus oli jalgratas, aga raha oli vahend. Aga nüüd väga paljud lapsed ja mitte ainult lapsed, et parim sünnipäeva kingitus on raha. No mis sa sellega teed? No küll ma juba teen sellega, jah. Kui on raha, siis on võimalused. Ja, ma täna tahaks rääkida sellest, et raha on võimalused, aga raha on ka probleem. Ja suur raha on suur probleem. Niisiis. See on see algus, kus raha ei ole. Kas te saate aru, mis asi see on? Küll. No ma ütlen, et see on see sama asi, mis see. Või mis see? See. See kõik on raha. Nii. Aga mis asi on raha? Kas see on raha? No ilmselt on, aga tegelikult ei ole. See on üksnes raha märk. See paberitükk ei ole üldse raha. Mingisugune, ütleme, võlutrikk teeb temast raha. Kui tekkisid need esimesed rahaautomaatid tänaval, siis üks mitte kõige kainem mees tuli minu naise juurde ja küsis, et ta õpetaks ka talle seda trikki, kuidas seinast saab raha välja võtta. Ja, nii, umbes nii. Kuidas? See on raha. No ma ei tea, kõik väga huvitavad rahad. Siis vaatame järjest. See on kõik maailma läbi ajalugu kõige levinum valuuta. See on kauri. See on ta loomulikus, see on Linne raamatust, kauri. No mis ta on? Teokarp on midagi sellist. Nii, mõtle, miks ta on nii hea raha? Need on 12.
selline aardes leitud Polotskist. Kujutad, need kaurid elavad, ütleme, India ookeanis, jämedalt öeldes, jah. Kus on Polotsk, 1000 kilomeetrit põhja poole. See on 19. sajand. Araabia kaupmehed, aga see on rahakott. Ütleme, kott rahaga. Raha on kauri, mis, ma ei tea, mida ta ostab siin, mingisuguseid korve. Papua Uus-Guinea praegugi on nendest kauridest, aga see on juba töötletud. Ka Hiinas, jätke meelde, et 18. sajand Hiinas, siis oli veel juba ka igasugused teised rahad Hiinas, aga veel kaubeldi ka kauridega. Nüüd vaatame järgmist. See on võib-olla kõige kihvtim raha. Tähendab, raha on see kivi, aga see dokk siin, see on rahakott. See on, enamus neid pilte on tehtud Japi saarelt või siin Oap. See on Mikroneesia, Lääne-Karoliini saared. See on moodsam pilt. See on suur raha. See on siin pank. Nii, see raha, siin tegelikult me hüppame, raha on riikluse sümbol ka, võib-olla. Ja neil on ka, see on nende iseseisvumise tähistamine, Mikroneesia liidu riik tekkis ja üks oluline sümbol on see raha. Milton Friedman, väljapaistev ökonomist, Nobeli preemia laureaat, pühendas selle Japi saare rahadele artikli. See on see saar kivi rahadega. Nii, me tuleme selle tsitaadi juurde tagasi. Ei, vales suunas liikus. Nii, kus Japi saar on? Kuskil siin. Seal kive ei ole. Kive tuuakse läbi ookeani Palau saarelt. Nii. Mis on selle väärtus? Nii, nüüd selle taustal ma räägin, ma hakkan ette lugema. Mida raskem on seda kivi tuua, seda suurem on selle väärtus. Kust me teame, kui raske oli seda tuua? Need mehed, kes seda toovad, ütlevad. Niisiis, see on raha puhul üks väga oluline aspekt, usaldus. Nii, ja on selge, et suurt rahatükki on raskem tuua. Raskem raiuda, raskem tuua läbi ookeani nendel kanuudel või mis neil olid. Jah, nii, on niisiis, kelle oma see on? Seda raha nagu, kuidas tekivad transaktsioonid. No mina võtan raha oma rahakotist, annan müüjale. Aga siin transaktsioon seisab sellest, et ma annan virtuaalselt üle. Ütles, see kivi oli minu, aga nüüd ta on sinu. Aga ei hakka seda tassima. Ja? Jällegi usaldus. Ja
ja seda kõik teavad, kelle kivi see on. Kui mina suren, siis seda kivi, seda raha pärivad. Või ma võin seda raha pärandada, kellele tahan. Või siis eriti huvitav lugu oli selles, et ükskord mehed tõid väga suure raha ja see nende kanu läks ümber ja raha uppus ookeani. Mis siis juhtus? Siis otsustati, et see raha on ikka neil olemas. Usaldati seda lugu ja see, et ta uppus, sugugi ei kahjustanud selle väärtust. Ta oli neil olemas, aga oli virtuaalselt. Ma panen panka paberi ja siis pärast vaatan arvutit elektrooniliselt seda. Ja? Aga siin on seesama ilma igasugust arvutita. Arvutit on kollektiivne mälu. Nii. See oli traditsiooniline olukord. Aga siis vahepeal tööriistad hakkasid, esiteks see teras, millest Jared Diamond kirjutas, terasriistadega on palju kergem raha teha Palau saarel. Ja siis tekkisid mootorpaadid. Nendega on palju kergem. Mida see tähendas? Et seda kivi materiaalselt, samasugust kivi oli palju lihtsam teha. Kuid selle väärtus oli väiksem, sest jõupingutusi selle saamiseks olid väiksemad. Ja need vanad rahad on väärtuslikumad kui need, mis on saadud uue tehnoloogia. No. Midagi mul siin jäi toppama. Päris jäi toppama. Nii. See on Kanada Bankamuuseumi uhkus. Ja see on, kui tulete, see on esimene eksponaat, see on kõige väärtuslikum raha, mis tal on. See raim oli. See on kohe, see tervitab teid seal õies. Ja see on kõige suurem kiviraha väljaspool Mikroneesiat. Ja, aga no ta pole kaugeltki nii suur kui see. Või kui see. No aga see üks jagu, proovige väikse paadiga üle ookeani tassida 1800 kilo, kusjuures mitte kõige mugavamal kujul. See on see. Ja? Nii et vot, tuleme selle Milton Friedmani juurde. Ja ta ütleb, et selline raha, mitte selles tsitaadis, aga seal varem ta ütleb, et see on võib-olla kõige puhtam raha variant. Sest raha ei ole see materiaalne kandja. Raha on tema väärtus, mis väljendub selles kivis. Ja see, no ta nimetab seda müüdiks, ma parem ütleksin, et see on legend. See ei ole sugugi vähem ratsionaalne kui need kulla, hõbeda või teised väärtused. Nii. No nii, nüüd mul kadus see idaslaavlaste raha mul kadus ära. See on see. Aga no mis on see palaarrebane, see on, ma ei tea, mingi nirk või saarnas, midagi sellist. Nii, seda tabelit ma võtsin Vene Panka koduleheküljelt. See on sama usaldusväärne kui ükskõik mis asi, mis on Vene Pankas. Ei olnud sellist tabelit, aga see on umbes nii. Niisiis, kõige väiksem
rahaühik, ütleme niimoodi, kopikad olid oravanahad, beli, no see vene belka, nii. No ütleme, see ja see on, ütleme, rebased, aga see on koos jalgadega, ta on kallim kui see ilma jalgadeta, jalad on ära lõigatud. Nii, aga kõige kallim oli see grivna. Aga grivna ei olnud enam karusnahk, need olid hõbekangid. Niisiis, selle hõbekange eest sai üsna palju karusnahka. Nii, miks ma ütlesin, et see on jama, mis seal pangas? Sellepärast, et erinevalt paberrahast ja isegi erinevalt kauridest, ühe rebase nahk ei ole võrdne teise rebase nahaga. Eriti, kui me räägime palaarrebasest, seal võiksid vahed olla 1000-kordsed. No, isegi oli mingisuguse Nõukogude film, kuidas need kapitalistid seal ja Ameerika imperialistid seal nende minu meelest need olid tšuktšid, aga võib-olla mitte. Neid nagu petsid väga odava raha eest, ostsid kokku need palaarrebase nahad, aga ühel mehel ta oli no umbes nagu see Hemingway lugu Meremees, vanamees ja meri. Ja vot, ta sai sellise rebase naha, millel on üldse väärtust. Ja need ameeriklased ja need vene kaupmehed püüdsid teda kuidagi ära petta, selle välja petta, aga siis õiglane Nõukogude võim tuli ja lihtsalt konfiskeeris. Nii, seda ma lisasin. Aga ei, no igal juhul midagi selle sarnast oli. See oli selline virtuaalne tabel. Nii. See on muidugi ka raha, nagu te saate aru. No. Nüüd need mulle meeldivad. See on Hiina raha. Oi, kus ta mul on? Ma isegi ostsin Hiinas suveniirina. See on muidugi fake, õiged on sellised. Nii, aga Hiinas tekkis revolutsioon rahanduses umbes 10. sajandil. Siin on halvasti seda näha. See on see. See on paberraha. Mis on selle väärtus? Need on need. Jah, need. Aga need on siia joonistatud, 10 tükki. Niisiis, see kõik see on siin, no raha on ilus, jah, mõneme on ilus, aga see on see väärtus. Nagu ütlesid minu lapsed 10 tutti tuudikut. See on see kadunud slaid. See on see grivna, see oli 200 grammi umbes. Aga need väiksed, need olid vekšad. Aga vekša tähendas muuseas ka oravad. Nii et selle väärtus oli üks orav. Nii. Seda loetakse esimeseks mündiks, mis on nagu mündikujuline. No, siin võiks võidelda, kus oli enne, kas Hiinas või siin, aga see oli esimene värvitud raha. Kui ma õieti mäletan, see oli Kreetast.
Rooma denarius oli kogu Euroopas selline standardraha. Kõik need jahtmeisterid, jahimstaalerid, taalerid, hõbetaarid, nad kõik olid denariuse, maksimumdenariuse järgi tehtud. Aga denarius hinnati palju rohkem kui need. Ehkki näete, et siin on nagu nad ilusamad. Sellepärast, et Rooma keisrid ei varastanud. Nendel oli natukene vähem kaal. Ja pealegi selle kaupmehed natuke seda hõbedat seal noaga kaapisid endale. Ja igal juhul denarius kaalus natuke rohkem kui nemad. See oli see nagu kuldstandard, aga antud juhul see oli hõbestandard. Isegi jahimstaaler. Kui loeme 17. sajandi Vene kaubandusdokumendid, siis nad kauplesid jefimkadega. A jefimka oli just nimelt see Euroopa raha. Nii. Kellel on õigus värmida raha? Siin on üks oluline erinevus kauridel ja Japi-Saare kivi. Kaurid võiks korjata igaüks. Seda kivid võiks tuua igaüks. Aga raha trükkimine oli võimu üks prerogatiiv. See oli võimu märk, raha trükkimise õigus ja võimu kehtestamine. Nagu te teate, 13. sajandil oli üks periood, kui Tartu oli Baltikumi suurim riik. Suurim kui Riiga, rääkimata mingisugusest Tallinnast. Ja riigipea oli Tartu piiskop. Ja see on siin Tartu piiskop siin raha peal. Ja see on hõberaha, see on seesama denarius, jefimka, aga selle nimi oli artik. See on õiges mastaabis, see on penni. Aga ka näete, see on Tartu vapp peal. Nii. Kui raha on väärtus ja see on võim, siis otsekohe tekib probleem valerahas. Aga mina teen seal, ütleme, nustaku raha. Ka mul on natuke seda hõbed seal trükkin. Ei kehti. Vastupidi, võib vangi saada. Venemaal 18. sajandil oli surmanuhtlus sellest. Aga mitte ainult Venemaal. Üks, ma ei mäleta ta nimi, Aadlik oli väga hea joonistaja ja kihlveo peale ta joonistas, ma ei mäleta, mis 100 rublase, väga õigesti, 100 eluaegse vangistuses selle preemiaks, sest nii hästi joonistas. Nii, kuidas kauride puhul mingisugust ekvivalentsuse probleemi ei ole. Üks kauri vastab teisele kaurile. Aga ekvivalentsuse probleem tekib siis, kui on erinevad rahaühikud ja kuidas me neid võrdleme. Kõige lihtsam viis on kaalu järgi. Kui on tegemist siin väärismetalliga ja siis esiteks selle väärtus oli fikseeritud kaalu järgi ja lihtsalt kaaluti. Siin on siiamaani inglise valuuta on nael. Inglise naeled. No, ütleme, seal
varem öeldi, et nael sterlingeid, see on hõbenael. Ja hõbenael on täpselt 16 untsi. No, ütleme, praegune nael maksab umbes 1/50 sellest. See nael raha devalveerus, aga see nimetus säilis. See mitte keegi praegu ei kaala. Ei, vabandust, ikka vahel ka kaalutakse. Igatahes väärismedale mitte, aga see jäi mällu. Nii, see on siin mul selline väike tabel, et kus on naturaal raha. No, ma ei teadnud, et Itaalias Emilia Romanas on võib-olla parmasani raha. Siin on eri ajastud läbi segamini. Venemaal ja Soomes enam keegi poodi ei tule orava nahkadega. Aga siin on väga palju puudust, näiteks tulbi seemnete raha madalmaades. Veel võrdlemisi hiljuti. Kakao oli. Siin on jälle üks huvitav asi, et tihtipeale rahaga on seotud müstika. Kakao oli keelatud produkt. Üldiselt seda said juua ainult ütleme kuningad. Nimetus oli teine ja see andis neile igavese nooruse, igavese seksuaalse jõu ja veel see kakaoga sai esiteks kedagi ära nõiduda või vastupidi nõidus ära võtta. Oleneb, kuidas kasutada. Nii, aga tulid kalanistid ja labastasid kõik ära. Kõigepealt nad keelasid kakao, aga siis proovisid ja selgus, et väga ja nii, aga seal põhja tavaliselt mingid karuslahad. Need kaurid ei ole kaugeltki ainult Maldiivides. Aafrikas, Põhja-Ameerikas ei ole, aga kogu Euraasias ja Aafrikas. Mongoolias tee. Mongoolias tee ei kasva. Tee kasvab Indias ja Hiinas. See oli väärtuslik produkt, nagu need raikivid, need toodi kaugelt maad läbi mere. No, come on. Nii. Absidaani rahast ma ei tea midagi. No, absidaani relvad olid atsteekidel ja inkadel. Okei, no enam-vähem. Naturaalprodukti võis kasutada raha. Mida see tähendab? Kui me kasutame need rahadena, siis nad ei ole need naturaalproduktid. Vot siin on, Hiina on noa rahad. Need noad ei ole noad, nendega ei saa lõigata, see on noamärgid. Nii. Okei, me tulime nüüd selle juurde, et raha on märk. Märk on selline kummaline objekt, mis ei võrdu iseendale. Kõikide asjadel vastavalt Aristotelese
kuidas eesti keele öelda, nende substants on see, mis nüüd väljendab. Ütleme, laud väljendab laua substantsi. Aga ja raha on võrdne iseendaga. Vabandust, laud on võrdne iseendaga. Aga märk ei ole võrdne iseendaga. Märgi identiteet on tema tähenduses, mis ei ole see märk ise. Nii, kui raha on märk, siis on mis selle tähendus? Ma kasutan võimalust ja sodin natuke tahvleid. Gottlob Frege oma ütleme, semiootika jaoks põhjapanevas artiklis über Sinn und Bedeutung. Eesti keelde on tõlgitud tähendusest ja osutusest. Ma eelistaksin teistsugust tõlget, aga nimelt sisust ja tähendusest. Aga kuna on tõlgitud eesti keelde tähendusest ja osutusest, siis kasutame seda terminoloogia. Mis on Frege? Näited, üks paljudest. Ütleme, on taevakeha, mida nimetame õhtutäheks. On teine taevakeha, mida me nimetame hommikutäheks. Abendstern ja Morgenstern. Morgenstern ei ole Tartu Ülikooli prorektor, aga hommikutäht. Nii. Saate aru, et õhtutäht tähendab midagi muud kui hommikutäht. Aga nad osutavad ühele samale kosmilisele kehale, mida tal on teine nimetus Veenus. Nii, vot, niisiis see astronoomiline täht on Bedeutung, aga see õhtutäht versus hommikutäht on selle erinevad sisud. Nii, tuleme raha juurde tagasi. Mis on raha sisu ja mis on selle tähendus? Ja see on huvitav, et mul on mitu tuttavat pankurit ja nad ei tea seda. Nad teavad, et see on rahatäht. Nii, ja siin, no mis on raha sisu? Mis on 1 euri sisu? Kuidas me saame seda teada? Mis on mingisugune sõna sisu? Ütleme. Mis on sõnalaud sisu? No üks selline kindel moodus on tõlkida teise keelde. Дартыш, table, stol. Jah? Nii, et mis on euri sisu? Valuutakursid. Valuutakursid on sõnastik. Tulete panka või mingisse vahetuskontorisse, ütlevad, mul on siin 10 euri, palun tõlkige ära naelsterlingitesse. Ja probleemi pole, mis see kurs on, vaatame. No, sõna tähendust ajalooliselt muutuvad, et need kursid on tänapäeval, see on täna võetud kurs. Jah, isegi see. Täna on niimoodi. Mõtle, Bulgaaria lev ei muutud. Miks? Okei. Nii, ja siin on nagu teil seal Google Translate, siin on eurokalkulaator. See on raha sisu. Aga mis on raha tähendus?
või osutus, mille ta osutab. See on selle ostujõud. Ja ütleme, sa tulete Eestisse ja tellite moodsa jooki espresso macchiato, ja sa oled, olge lahke, 3,50 €. Ja, tulete Itaaliasse, isegi nurga tagasse baari ja saate suugi mitte halvema, aga võib-olla ka parema espresso macchiato 0,7 € eest. Euro on seesama, sama kalkulaatoriga, aga ostujõud on, või see, millele osutab 1 euro, on Eestis ja Itaalias erinev. No on palju asju, kus Eestis on euro palju tugevam kui Itaalias. Nii et see on üks esimene, ütleme, rahasaladus. Et see on märgid, millel on tähendus ja osutus. Aga nüüd ma tahaks ka paljastada panga saladuse. Nii, mis asi on pank? No, kõige paremini seda seletas vist Huckleberry Finni Tom. Et see Huckleberry Finni ja Tom Sawyeri seiklused on pool keelatud, sest seal on N-sõna igal pool. Ma ei hakka kasutama N-sõna, ütlen afroameeriklased. Tom afroameeriklane rääkis, et üks afroameeriklane kutsus teisi kokku ja ütles, et teeme panka, te toote raha mulle. Nad tõid raha mulle, aga järgmisel päeval ta teatas, et pank läks lõhki. Nii, see on pankaks oluline lähedast. Te toote mulle raha ja siis, nüüd ma tsiteerin mitte Mark Twaini, aga minu isa, toote mulle raha ja siis te näete, kui õnnelik ma olen. Ei, mitte õnnelik. Ja siis te näete, kui rahul ma sellega olen. Ja te toote pankale raha ja pank on sellega rahul. Miks pank on sellega rahul? No, sest ta saab selle rahaga mingisugust operatsiooni teha. See on üks asi, panka funktsioon. Te toote raha sellele afroameeriklasele, keda te usaldate. Näiteks ma teen selle mingisuguse ütleme Jakobsoni tänava hoiu ühingu ja toote mulle sealt raha. Ma ei usu. Te toote raha sellele ühingule, mida te usaldate. Nii, see on üks asi. Aga teine, see on võib-olla panganduse kõige suurem saladus. Mida pangad teevad? Peale selle, et nad hoiustavad teie raha. Nad müüvad raha. Jah? No kujutage ette, et kusjuures need kuulutused on kogu aeg üleval. Kuulutuste sisu on umbes selline. Ma müün teile 5000 € 5100 € eest. See on selle, ütleme, selle kuulutuse sisu. Aga mitte keegi nii ütle, sest kes tahab osta 5000 € 5100 € eest? Et ei, meil on väga soodsad laenutingimused. Ja? Mis asi on laen? See on, te ostad raha järelmaksu. Sellepärast see on kasulik. Ja? Nii siis. Pangad võtavad teie raha, on väga rahul sellega ja nad veel müüvad seda raha teile väga soodsatel sulgudes enda jaoks tingimustel. Nii. Aga miks need raha märgid on nii väärtuslikud? Aga sellepärast, et
suurt osa neist, või õigemini ajaloos, neid võib kasutada mitte märkidena. Näiteks kaurid on ilusad ja nendest teeme naiste kaunistused ja mehed ka ei põlga. No, palju ilusam. Kauridega kauristatud. Ja, nii, sellega vist ei saa midagi muuta. Need on seto ja moksha naine. Mis neil siin on? See on raha. Väike vahe. Setodel on tsaariaegsed hõbemündid. Mokshadel on nõukogude rublad. Aga jah, aga neid ei ole rahad. Niisiis, mis asi on märk? See on mingi ese, millel on sisu ja tähendus, aga sellel on ka väärtus esemena. Ta on ilus. Nagu kaurid, nii ka need hõbemündid. Mitte keegi ei lähe nendega poodi. Niisiis, mingisugune ese muutub rahaks, kivi saab rahaks, aga siis seda kivi võib kasutada ka kivina. Kaurid saab kasutada kaunistusena, hõberaha. Nii, siin me läheme järgmisele abstraktsuse tasemele. Iga märk on teatud abstraktsus. Millised on eeldused arenenud panganduse või rahandustekkiks? Esiteks kiri või mingisugused konventsionaalsed märgid. Siis peab olema arvutamine. Me kaalume hõberaha või enne veel vaskraha või kuldraha või mingist muud mõõduühikud. Ja siis peab olema õigus. Õigus ja õiglus. Kusjuures siin on inimlik õigus ja jumalik. Mõlemal juhul, ütleme, kas meie fikseerime seaduses mingisugust panka või need on traditsioonilised, nagu seal ütleme Japisaarel, aga need on, mis on selle õigluse, ta on üliinimlik. See ei ole nii, et mina kehtestan seda. Ja eriti oluline on kirjutatud seadused. Õiglus, ta, ütleme, inimlik õigus on rajatud tõele ja tõe väljendus on matemaatika, arvutamine või kaalumine. Igasugune võltsraha või nagu need sulid rahavahetajad, neil olid mingid valed kaalud. Nii. Vanimad seaduse koodeksid. No. Urukagina loetakse, et see on kõige vanem. Need on kiilkirjaga, mitte tahvlidel, aga rajatud kividesse, sellepärast on säilinud. Ja kõige vanemad koodeksid või seadused, mis fikseerivad raha käsitlust, on Mesopotaamiast. Juba šumeritel oli, siis asüürlastel ja babylonlastel. Siin on veel selline aspekt, et see kirja pandud tekst on palju väärtuslikum ja peaaegu et püham kui suuline pärimus. No see ei ole ainult seal kuskil muistsel Mesopotaamias.
see on ka Eestis, ütleme, nad kõik kirja pandud, trükitud, Tartu rahu trükitud, nii kõik, seda ei saa muuta, see on kirja pandud. Või see regilaul, riias ristitud on see. Ma ei ole mingi suvaline, ma olen riias ristitud, minu nimi Riias vaskraamatu sees, Tallinnas kuldraamatu sees, nii et ta on ristitud korraga. Tal on rikas risti ema, tal on rikas risti isa, ta on rikas risti ema, rikas risti isa, 5 mind Riiga ristima Tallinnasse nime panema. Ja siis ja nime pannakse raamatusse. Nüüd ma ei ole suvaline, mu nimi on raamatus. No eriti, kui see raamat on kivisse raiutud. Nii. Ja sellest me juba rääkisime. See on see ekvivalentsus. Raha on võimuväljendus. See on Vene 5 rubla 2016. Ja mida me siin näeme? Pronksmeest. Mida me siin näeme? Esiteks Tallinn 1 N-iga. Mul on õigus seda nime panna. Ja siis kõige tähtsam sündmus on 22. september 1944 ja vot, te võite seal ära koristada Tõnismäele, ta on igaveseks raiutud Vene rahasse. No, selliseid kingitusi olid tehtud kõikidele liiduvabariikidele. Raha on, ütleme, võimu kehtestamine. Nii, see on Eesti 5 krooni. See rahatäht oli Venemaal üsna populaarne. Sellepärast Venemaal on male väga populaarne. Ja see on ainuke rahatäht maailmas, kus oli maletaja keres. Aga pandi tähele ka seda. Ja ükski eestlane ei saa aru, ükski venelane ei saa aru, mis siin Eesti seisukohalt on, ükski eestlane ei saa aru, mis siin Vene seisukohalt on. No Eesti seisukohalt on selge, et Jaanilinn on Tartu rahu seisukohalt, see on Eesti territoorium. Nii, oma raha peal me trükkime, nagu see on pronksmees, meie mees. Meie mees Tallinnas, vähemalt virtuaalselt. Ja see ka, meie virtuaalselt meie, aga seegi on nii Jaanilinn, selline. Nagu tal Hiina puhul räägitakse kartograafilisest ekspansioonist, et Hiina riigi piirid on hoopis teistsugused kui näiteks teistel riikidel Hiina piirid. Ja, nii, aga see on, ma ütleks niimoodi, numismaatiline ekspansioon. Igatahes see on siin Eesti. Aga venelased ei tea midagi Tartu rahust. Nad ei tea, et see on Eesti. Aga mis nad panid tähele? Et Eesti kohal särab päike, aga Venemaa kohal on sünged pilved. Ütleme, see kunstnik ei mõeldud nii. Aga nii, igatahes, kui tahate midagi uhkustada, millegi üle uhkustada, siis alati leiab põhjus, kui tahate mille peale solvuda, siis ka leiab alati põhjus. Nii, tuleme tagasi selle raha väärtuse juurde. Jah, vot raha väärtus ei ole see paberi väärtus. Ta tuleneb, rääkis sellest vahetuselt, kursuselt ja ostuvõimult. Ja no tegelikult, mida see raha tegelikult tähendab, see on üsna keeruline kalkulatsioon seal. Sõidab seal majandusseisust ja nii edasi. See on Zimbabwe. See käru ei ole käru, see on rahakott.
sellega läheme ostame midagi. No, poiss on päris õnnelik. Mis siin on? 200 000 on üks. See paber, muuseas, see raha nimetus on dollar. Tahad teada see, no ütleme, vahel täpselt Zimbabwe dollar. Aga see on juba 10 miljonit Zimbabwe dollarit. Aga see on, see on 100 000 triljonit. 100 000 triljonit Zimbabwe dollarit. Ja see ei ole veel kõige suurem. Nii. Pärast tehti rahareform ja nüüd on teistsugused dollarid. Aga no päris hea. Aga see ei ole sugugi kõige suurema numbriga rahatäht. See on Jugoslaavia. Mis aastal mul läks meelest? 93. Ma isegi ei oska seda numbrit teile öelda. Üksjagu. See on siis, kui Jugoslaavia hakkas kokku varisema. Siis oli selline nali, et esiteks, nagu raha saata, siis kohe mingi ostma. Aga seal oli see nali, et kui te töötate 5. korrusel ja lähete jooksete kohe saades raha poodi, mis on 1. korrusel, selle aja jooksul raha väärtus on langenud. Nii, aga see ei ole ka kõige suurem. See on üks suuremaid. No vaatage, see on koleraha, aga vaat kui ilus on see. See on see Ungari parlament. Mul läks meelest ära mitu triljonit või siin on kvadriljonid juba. 1 miljard biljoneid pengaid. See on kõige suurem raha, vähemalt siiamaani ajalool. Ei ole nii ilus kui see, aga sellest väärtuslikum. Ja. Mis seal juhtus? See on Saksamaa 1918. Selgus, et rahal ei ole üldse väärtust. Need on paberid. Neid hävitakse, seal poiss trampib. Viiakse prügikast. Rahal ei ole väärtust. Tal see ostujõud on 0. Nende paberis. Siin õnnelik poiss läheb turule. Tal on seal triljonid. Aga siin ei ole nendega midagi teha. Või peaaegu midagi. Selgus, et päris hakates. Ja veel, raha on palju odavam kui tapeet, mida selle raha eest saab osta. Ja vaadake, päris ilus tapeet. Siiski kasulik. Raha, ka see raha on trükitud heal paberil. Paber on palju väärtuslikum kui see raha, mida seal on peale trükitud. See on Ameerika 1 ja 2 sentilised. Või vabandust, see on 1 sentilised. Siin on see, et need on, see on mingi sulam, see on vaskesed, ja 1 sentiline maksab metallida 2 senti umbes. Miks seda ei lõpetada trükkida, mis on selgelt kahjulik, sellepärast, et Ameerika põhiseaduses on fikseeritud, et 1 sentilised peavad olema. Siis, kui see põhiseadus kirjutati, siis oli hoopis teistsugune vastujõud sellel. Hoopis teine tähendus oli 1 sendil. Nii. Järgmine etapp. Mida me näeme? Raha läheb järjest abstraktsemaks. Ja see on mõnes mõttes üks
tipus virtuaalraha. See on siin joonistatud fake, üldiselt selliseid münte ei ole olemas, see on lihtsalt, et oleks tähistatud kuidagi, siis joonistatakse selline märk, aga tegelikult see on puhas virtuaalraha, selle kohta me ei tea, et kuidas see tekkis, ja seal on Greg Steven Wright väitis, et tema siis enne arvati, et keegi, kes peidab ennast varju nime Satoshi Nakamoto, ei tea, isegi vahepeal oli selline legend, et see Satoshi Nakamoto sai insulti ja enam ei mäleta. Niisiis, tal on kõige suurem see Bitcoinide vara, aga ta ei saa seda kasutada, sest ta ei mäleta parole. Nii, see on puhas virtuaalne raha. Kuidas see teeb? See on, ütleme, selline matemaatiline algoritm, mida müüdi, ma ei tea, kas praegu vist ka müüakse, ja siis see töötab, see nimetatakse kaevandus. Ja? Kusjuures, kui ma olin Ameerikas 1993. aastal, siis alles tuli, või oli see 1996, mul juba, ja minu sõber rääkis, et selline kihvt asi ja soovitas osta, aga ta ise ka ei ostnud. Tol ajal üks Bitcoin maksis 30 Ameerika senti. Praegu üks Bitcoin maksab 95 000 Ameerika dollarit. Nii, oleks ma seda ostnud, oleks kui rikas praegu olnud. Aga ei ostnud. Ja eriti ei kahetse ka. Nii, seda kaevatakse. Arvuti töötab, kogu aeg see töömaht suureneb. Ja seal Venemaal oli nii, et tüüpiline Venemaa lugu isegi mõned väeosade arvutuskeskuste juhatajad läksid vangi. Sellepärast, et arvutuskeskused ei arvutanud sõja asju, aga kogu energia läks Bitcoinide või teise kaevandusele. Ja nüüd see elekter, mida kaevandatakse, mida kasutatakse ühe Bitcoini kaevanduseks, on palju kallim kui see Bitcoin. Juhtus see sama, mis nende Ameerika sentidega. Ei ole või? Siin ma ütlen, kuulejad, kes on ilmselt Bitcoinide fännid, ei ole rahul minu sellega. Igal juhul, ma ütleks, elektrit kulub üks jagu. Venemaal mitu arvutuskeskused tegelesid ainult sellega, et kaevandasid Bitcoin. Nii, lähme järgmisele tasandile. Seda loetakse esimeseks aktsiaks. See siin on üks kahendik ühest Rootsi vasekaevandusest. Mis aktsiaga saab teha? Ma toon mõned veel näited. See on nagu esimene, loetakse esimene, ütleme, see on rohkem aktsiaid, neid oli rohkem. Ja see on madalmaade ost India Company sertifikaat. Nii. See on Fordi aktsia. Okei, mis asi on aktsia? Miks seda ostetakse ja mis sellega saab? Aktsiaga, esiteks aktsiat ostetakse raha eest. Ja mis aktsia eest saab osta? Aktsia eest saab osta raha. Idee seisneb selles, et sellel aja jooksul, kui te
valdate seda aktsiat, selle väärtus suureneb. Ja siis, kui te tahate seda aktsiat maha müüa, siis te loodate, et siis ta maksab rohkem kui siis, kui te seda ostsite. See on nii-öelda metaraha. Midagi muud peale raha selle aktsia eest me osta ei saa. Nii, väärtpabereid on erinevaid tüüpe. Kõige keerulisem on nimetatud hedgefondid. Ma ei mäleta, mis film see oli, aga seal üks hedgefondi pankur, tema käest küsiti, mis need on, ja ta ütles, it's complicated. Ja see on üks parim vastus, see on keeruline. Mul on ka üks tuttav pankur Ameerikas, kes enam ei ole pankur, sellepärast, et ta just põles läbi nende hedgefondid, aga enne ta mulle rääkis, et hedgefondid võidavad alati. Et kui teised aktsiad kukuvad, nad võidavad, kui nad tõusevad, aga pärast selgus, et tema hedgefond põles läbi. Siin on ka selline päris hea karikatuur, mis seletab seda hedgefondi. See pankur, kes müüb need hedgefondi, jah, aga tema tuttavale ta soovitab osta kulda. Nii, ja lõpetuseks talongid. Talongid ei ole raha. See on selline pararaha. See on selline, kui raha devalveerub, siis üks hetk ta võib devalveeruda talongideks. Siin on erinevad talongid. See on kõik Eestis. Perestroika ajal saab ühe alkohoolse jooki osta. Piimatalongid, siin need märgitakse ära, kus sa oled juba ostnud. Seep, pesupulber. Aga Tallinnas olid Savisaarde abstraktsemad talongid. Nii, need on need talongid, mille eest saab ainult üht kindlat kaupa. Aga siin on need talongid, millel on mingisugune väärtus, juba tekib midagi rahataolist, neil on mitte ainult osutus, aga ka sisu, ja siis lõigatakse vastavalt selle kaubale sul need talongid siit ära. Nii. Alustasime valgest lehest, lõpetame musta lehega. See ei ole kõik tõde rahandusest, aga mingisugune ettekujutustel on ja selline kuulus ütlus vist on tulnud sellest mingisugust muusikast, et raha paneb rattad käima. Aga rattad panevad raha käima. Ilma ratasteta raha on. Jah, aga rattad võib panna mitte ainult raha käima. Seda ma ükskord kirjutasin retsenseerides filmi Stalini surm. Seal üks personaaž on Kaganovitš. Ainuke, Stalin oli antisemiit, aga Kaganovitšit ta hindas, et Kaganovitš oli väga hea organisaator. Ükskõik, kus on probleemid, sinna pandi siis Kaganovitšit ja asjad kohe läksid korda. Ja. Näiteks enne sõda oli suur probleem, et rongid ei käi tunniplaani järgi. Pandi Kaganovitšit ja siis vähem kui aastaga kõik nõukogude rongid, vähemalt siis räägiti, on maailma kõige täpsemad. Kaganovitš oli ükskõik, mis valdkondas ta juhtis, ta oli üks meetod. Vangistamine ja mahalaskmine. Rong hilineb seal rohkem, lastakse maha vedurijuhti, rongijaamajuhti ja seal paar. Ja kujutage ette, rongid hakkasid väga täpselt, kõik need jutumärkes objektiivsed põhjused, miks rong hilineb, enam ei kehtinud. Niisiis, raha paneb rattad käima, aga hirm paneb need käima tunniplaani järgi. Nii,
hirm on üks sellise nagu usalduse aspekt, nii et ühelt poolt nagu majandus ja teiselt poolt usaldus rahandusele. Aitäh!